Uus aruanne tõstatab küsimusi selle kohta, kui vastupidavad võivad olla tulevased normaliseerimislepingud Iisraeliga. Iisraeli sõjaväe poolt avaldamiseks heaks kiidetud teave väidetavalt paljastab, et üks Araabia riik soovitas teisel kõigepealt Iisraeliga leping sõlmida ja siis, kui piirkondlik tasakaal muutub, alustada sõda juudi riigi vastu. Mõlema riigi nimed on endiselt salastatud, kuid see paljastus tuleb ajal, mil Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan loovad koos Egiptusega uut kaitseallianssi ning väidetavalt kaalub ka Egiptus liitumist. Kõik need muudavad piirkondlikku olukorda Iisraeli ümber. Tagasi stuudiosse. Ariel, milliseid üksikasju me veel teame sellest, mis on avaldamiseks lubatud ja kuidas Iisrael seda väidetavat vahetust näeb? Nicole, palju lisada ei saa. Võime öelda, et riik, kellele seda nõu anti, on viimasel ajal pidanud Iisraeliga läbirääkimisi suhete normaliseerimise üle. Kahjuks ei saa me sellest rohkem rääkida. Aga ma arvan, et see toob esile väga olulise ja tõsise mure, mis Iisraelil on, kui räägitakse rahuringi laiendamisest. Ilmselgelt Iisrael tahab olla rahus kõigi oma naabritega, naabritega, kolmanda ringi riikidega. See on see, mida Iisrael taotleb. Kuid Iisrael on ka väga realistlik, eriti pärast viimase 3 aasta sündmusi, mis näitab, et sellest ei pruugi piisata, et riiki ei saa hinnata ainult kavatsuste või tajutud kavatsuste põhjal, vaid ka tegude põhjal. Ja ma arvan, et see on Iisraeli poolt signaal, et tal on õigustatud kahtlused, kui rääkida rahuläbirääkimistest või isegi julgeolekukõnelustest. Või üldse ükskõik millise muu oma piirkonna riigiga. See on midagi, mida kõik osapooled peavad meeles pidama, olgu see siis vahendaja või otsustaja Iisraelis. See on väga õigustatud väide või mure, mis Iisraelil on, kui ta püüab rahuringi laiendada ja suurendada. Et teisel poolel võib olla keegi, kes tegeleb inimetatud takiaga, mis tähendab, et sa püüad oma vaenlast uinutada, kuni sa koondad jõude, taastad end ja ehitad üles armee ja siis ründad neid aastaid hiljem. Seetõttu peab Iisrael olema väga ettevaatlik ja tegutsema äärmise ettevaatusega, et tagada, et see nii ei läheks. Ja kõik tema partnerid, kes tahavad, et ta peaks teiste riikidega rahu või julgeoleku läbirääkimisi, peavad sellest faktist väga teadlikud olema. Ruut, olen kindel, et sul on sellel teemal väga huvitav vaatenurk, arvestades sinu tööd Abrahami kokkulepete parlamendirühmas. Sa oled olnud mõnes neist aruteludest kaasatud juba enne, kui Abrahami kokkulepped üldse sõlmiti. Kas see oli juba siis teemaks tõstatatud idee või on see pigem uus julgeoleku mõte, mis on tekkinud Lähis-Ida muutunud olukorra tõttu? Ma arvan, et me ei räägi siin julgeoleku kontseptsioonist. Me räägime religioossest kontseptsioonist ja selle allikad on Koraanis. Tegelikult põhineb see prohvet Muhamedi ja tema sõlmitud kokkuleppel. Seda kokkulepet nimetati Hudaybia lepinguks. Ja ta sõlmis tollal Araabia poolsaarel elanud juutidega kokkuleppe, sest nad olid tema rahvast tugevamad. Ja ta ei suutnud neid veenda oma usku islami vastu vahetama ega moslemiks hakkama. Ja ta sõlmis 10-aastase, aastakümne pikkuse kokkuleppe, kuid ta murdis selle kokkuleppe, kui ta oli 2 aasta pärast oma jõud taas koondanud ja tugevdanud. Ja Kaibaris kirjeldatakse väga suurt tappatalgu meestest, naiste võtmist seksiorjadeks, laste äraviimist ja nii edasi. Ja see Haibarit mainitakse sageli paljudes avaldustes ja kogunemistel, mis on mõnikord Palestiina-meelsed, Iisraeli vastased ja nii edasi üle kogu maailma. Islamistide ja teiste poolt. Mõned võib-olla isegi ei tea, mida see tähendab, aga sellele see viitabki. See mõiste on eksisteerinud juba aastaid ja aastaid. See on 1400 aastat vana. Iga riik peaks seda arvesse võtma. Lepingu sõlmimine praeguse vaenlasega võib tuua täieliku normaliseerumise ja viljaka rahu, mida nimetatakse rahumeelseteks suheteks või lausa võimalikuks ümberrühmitumiseks sõjatarbeks. Ja see on tõeline reaalpoliitika, seda tuleb arvesse võtta
eriti sellises naabruskonnas nagu see, kus Iisrael end leiab. Pean ütlema, et lepingud Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Marokoga ei ole sellist laadi või vähemalt ei ole neid viimastel aastatel nii iseloomustatud. Vastupidi, neid on iseloomustanud visioon, juhtimine ja üsna silmapaistev žest nii Iisraeli kui ka nende riikide poolt, mis puudutab vastastikust julgeoleku, geostrateegia, majanduse ja nii edasi seisukohalt. Kuid see ei ole alati nii. Ja selles religioonis on sügavalt juurdunud see mõiste, see ei pruugi olla poliitiliselt korrektne, see ei kõla võib-olla kõrvadele meeldivalt ega kenasti, kuid see on tõene ja olemasolev mõiste. Arvestades seda fakti, millised kaitsemeetmed peavad siis olema paigas, kui Iisrael kavatseb laiendada Abrahami leppeid või vähemalt sõlmida tulevikus erinevaid lepinguid ja partnerlusi mõne oma naaberriigiga. Esiteks peame ütlema, et Egiptusega on juba üle 40 aasta olnud kokkulepped ja strateegiline liit, millel on, mina nimetan seda sõja puudumiseks, mis on väga-väga oluline ja märkimisväärne. Normaliseerumist ei ole. Ükskõik milliste standardite järgi ei ole tegemist sooja rahuga. Egiptuses toimub tohutu ajupesu ja õhutamine. 120 miljonit egiptlast on väga tugevalt Iisraeli vastu üles ässitatud ja mõjutatud, kuid siiski pole sõda. Ja see on iseenesest oluline, kuid Iisrael peab olema valvas. Ta peab olema pidevalt valmis. Ta peab jääma tugevaks. Ja loomulikult peaks käsi olema alati sirutatud soojamate suhete poole, samal ajal silmad lahti hoides ja ettevaatlik olles, sest nii see on. Siin räägime palju tugevamast kalduvusest ümberrühmitumisele, peesklemisest, omamoodi mõistmisest ja võib-olla isegi Iisraeli ründamisest. Pärast selle justkui slaalomi meelitamist. Ja see on keerulisem. Uus kontseptsioon, nagu sa kindlasti mainid. Samal ajal tahame pöörata meie tähelepanu mõningatele värsketele uudistele Gazast pärast seda, kui peaminister Netanyahu avalikult lükkas tagasi USA toetatud 15-punktilise relvitustamiskava. Rõhutades, et Iisraeli kaitsevägi ei lahku enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud ja lükkas tagasi raamistikku, mis seoks relvitustamise järk-järgulise Iisraeli vägede tagasitõmbumisega. Kuid rahunõukogu kõrge esindaja Nikolai Mladenov ütleb, et protsess liigub edasi sektori haaval, kus iga etapp kontrollitakse täielikult üle, mitte ei põhine usaldusel. Nii et Ariel Netanyahu, kes võib-olla avalikult lükkab plaani tagasi, kuid Mladenov püüab Iisraeli avalikkust veenda, tundub, et mõlemad pooled on üsna ühel meelel. Kas see ongi see, mida me praegu näeme? Erinevad avalikud sõnumid, kuid kulisside taga liigub relvarahu ja plaan edasi, nii nagu oli kavandatud. Ja vaata, Nicole, selle plaani ümber on palju segadust. Peame ka meeles pidama, et oleme valimishooajal, nii et üks poliitiline keerutamine siin, teine seal, see juhtub nagunii. Aga kui me vaatame täpsemalt, mida Mladenov ütles oma intervjuus Kanal 12, siis ta ütles, et tegevuskava on kokkulepe rahunõukogu, Ameerika Ühendriikide ja Hamasi vahel. Iisrael ei ole selles osaline, see on pigem kavatsuste avaldus. Nüüd, kui peaminister Netanyahu ütleb, et ta lükkab tegevuskava tagasi, mis on tegevuskava tekst? Tegevuskava tekst on üsna ebamäärane. Ja ma arvan, et see on tahtlik, sest selle eesmärk oli tuua Hamas kokkuleppele pärast 10 kuud, mil nad keeldusid seda tegemast. Ja mida ütleb tegevuskava tekst? Seal öeldakse, et Hamasi relvitustamine seotakse Iisraeli lahkumisega Gaza sektorist. Ei mainita sündmuste järjekorda, jätte selle väga ebamääraseks, mis võimaldas Hamasil öelda, et mõlemad protsessid toimuvad samaaegselt. Ja siis andis rahunõukogu täpsustuse välja juba enne peaminister Netanyahu avaldust, öeldes, et erinevalt mitmetest teadetest on järjekord väga selge. Kõigepealt täielik kontrollitud Hamasi relvitustamine ja seejärel IDF-i järk-järguline tagasitõmbumine. Nüüd selle viimase väite kohta ma ei kuulnud, et peaminister Netanyahu oleks seda tagasi lükanud. Ta ütleb, et ta lükkab tagasi teekaardi teksti, mida rahunõukogu hiljem täpsustas ja Iisrael polegi teekaardi osapool. Ja et me peame vaatama, mis siin tegelikult oluline on. Oluline on see, et rahunõukogu ja selle kõrge esindaja ütlevad igal tasandil ja igal platvormil,
et Iisraelilt ei nõuta Gaza sektorist lahkumist enne, kui Hamasi täielik ja kontrollitud relvitustamine on toimunud. Kui seda ei juhtu, siis kokkulepet ei tule ja siis ei nõuta Iisraelilt lahkumist. Kuid selles intervjuus Mladenoviga jäi mulle üks asi silma. On väga lihtne hinnata või alustada Hamasi relvade kasutuselt kõrvaldamise protsessi, kui räägitakse RPG-dest, Kalašnikovidest. Aga kui jutt läheb tunnelitele, Mladenov ütles, et see võtab aega 10 aastat. See on osa Hamasi sõjalise taristu kasutuselt kõrvaldamisest. Mis siis? Iisrael ei pea järgmise 10 aasta jooksul alustama lahkumist. Sellele küsimusele vastust ei olnud, aga ma arvan, et on väga selge, mida rahunõukogu esitleb, mis on kooskõlas sellega, mida peaminister Netanyahu on öelnud, vastupidiselt tema enda avaldustele, kus ta teeblaani kritiseerib.